Tervist, head vormelihuvilised! Käes on aprill ning selle kuu jooksul pole olnud mitte ühtegi võidusõiduringi, sest 2 etappi jäeti ära. Viimati polnud hooaja keskel ühtegi võidusõiduringi aastal 2012 augustis, aga tollelgi kuul vähemalt olid vabad eeningud Belgia Grand Prix jaoks. Selle kuul aga pole õieti vabad eeningudki. Millal viimati selline olukord oli? See oli nii kauge minevikus, et aasta hakkab number 1-ga. Nimelt aastal 1982 veebruaris, 44 aastat tagasi. Sellest hoolimata on vormelimaailmas tegelikult päris palju uudiseid, mis ei ole kas kollane ajakirjandus või klikisööt, vaid päris ametlikud uudised. Ja siis, mis siis puudutavad nii sellel kuul möödunud, sellel nädalal tulevast Miami GP'd, järgmist aastat ja isegi ülejärgmist aastat. Seetõttu olen teinud nüüd vormelipäeviku erisaate, et rääkida nendest mitmetest uudistest. Mina olen endiselt Oskar ning paradoksaalselt alustame sellega, et vormelisõitjad käisid kihutamas. Loomulikult siis Max Verstappen käis taas kord Nürburgringil, et ette valmistada 16. mail algavaks 24 tunni sõiduks. Aga nädal enne seda käis ka sõitmas üks teine vormelisõitja ning üllatus, selleks oli Lance Stroll. Nagu Verstappen, temagi käis kihutamas GT3 autodega. Neile, kes siis ei tea või lihtsalt meeldetuletuseks, GT-autot lihtsalt seletades on sellised, kus on võetud aluseks selline sportauto või isegi superauto ning see on tehtud ümber teatud regulatsioonidele vastavat võidusõiduautoks. Ja siis neil on nagu mitu kategooriat ning kõige tuntum neist on GT3, kus siis Verstappen ja Stroll sõidavadki. Erinevat vormel 1 saab GT3 autodega või üldiselt GT-autodega hästi paljudes sarjades sõita, olgu see mingil riiklikul tasandil väikesari või rahvusvaheliselt tuntud suursõit. Ja siis lisaks ka, et ma ei tea, 30 minutit pikkateks sõitudeks, vaid kui ka 24 tunni pikkusteks sõitudeks. Lance Stroll siis käis sõitmas sellises sarjas nagu GT World Challenge Europe. Ehk eesti keeles oleks see justkui GT maailmakarika Euroopa sari nii-öelda. Ta käis siis sõitmas hooaja avaetapil, milleks oli 6-tunnine sõit Paul Ricard ringrajal Prantsusmaal. See on kusjuures varem korraldanud ka vormel 1 sõita, korraldas Prantsuse GP'd aastani 2022. Igatahes Stroll siis käis sõitmas Aston Martini GT3 autoga. Number oli selle 18, nagu temalgi on vormel 1 ning tiimiks oli Come2U Racing. Tema tiimikaaslased on ka vormelimaailmaga kokku puutunud. Üks neist on Mari Boja, praegu sõidab vormel 2 sarjas. Eelmisel aastal oli vormel 3 üldarvestuses 3. kohal ning on praegu kusjuures siis ka Aston Martini sõitjate arendusprogrammis. Teine sõitja on Roberto Merhi, kes on kusjuures aastal 2015 vormel 1 sõitnud. Seda ka teda tegi siis selle Manori tiimiga, mis oligi tollel ajal just see kõige kehvem tiim nii-öelda. Nii rahastuse kui ka kiiruse poolest. Et siis punkte ta kahjuks vormel 1 ei teeninud. Ent huvitava kombel pärast seda võis ta mõnel aastal isegi vormel 2 näha ning aasta 2022 ta peaaegu isegi võitis 1 etappi. Aga igatahes siis, kuidas see sõit siis läks seal Prantsuse ringrajal? Kvalifikatsioonis sai nende tiim 15. koha. See küll ei kõla üldse muljet avaldavat või midagi sellist, aga peame ikkagi meeles, et seal sõidus oli 58 tiimi ja kõik need olidki GT3 tiimid, mitte nagu eri kategooriate autod, vaid kõik ongi GT3 autod ning
Stolli tiim oligi seal enam-vähem parima veerandi seas nii-öelda. Sõit aga ei läinud just kõige paremini, ütleme nii. Sõita alustas siis noor Hispaania sõitja Mari Boja, aga tema siis oli kokkupõrge ühe Ferrariga, seetõttu sai ta 35 sekundit karistada. Aga see on päris väike number penaltite osas, võrreldes sellega, mida järgmine sõitja Roberto Merhi tegi. Nimelt sai ta 5 korda 30 sekundit karistada siniste lippude ignoreerimise eest. Sinised lipud on siis lihtsalt seletades sellised, et kui sa saad sinise lipu, siis see tähendab seda, et sa pead laskma kiirema auto mööda. Et see on sellistes olukordades, kus sa oled ringiga maha jäänud või midagi sellist. Ent lisaks sellele 150 sekundit sai karistada siniste lippude eest, lisaks sai ta 30 sekundit karistada rajapiiride ületamise eest ning pärast, kuna ta tegi seda veel, siis 75 sekundit rajapiiride ületamise eest. Ehk kokku ta sai oma vahetuse jooksul 255 sekundit penalteid ehk 4 minutit ja 15 sekundit. See on umbes selline 2 ringi jagu, mis ei ole just optimaalne olukord ning nad langesidki just sellest konkurentsist välja nii-öelda. Ehk siis, kui Lance Stroll lõpuks sõitma sai hakata, siis oligi nende auto, ütleme, et seal esimese 40 seast väljas. Stroll siis tegi seda viimast vahetust ja siis tegelikult oligi sõit juba sellises üpris õises faasis, et see oli sellises pimeduses nii-öelda. Aga Strollil läks tegelikult penaltit ta ikkagi natukene sai 2 korda 30 sekundit siniste lippude ignoreerimise eest ning lisaks siis 115 sekundit rajapiiride ületamise eest. Siin nüüd tasub mainida seda, et Stroll ei ületanud rajapiire nii rängalt, et ta oleks nagu 115 sekundit karistada saanud, vaid asi on selles, et rajapiiride ületamisel arvestatakse lihtsalt seda nii-öelda autot, mitte nagu eraldi sõiteid nii-öelda. Ehk siis, kui Stroll lõpuks karistada sai, siis nagu vaadati, et sellel autol on juba 2 korda seda karistust antud ja siis iga korraga läheb see üha rangemaks või üha karmimaks see karistus ja siis seetõttu saigi Stroll nagu 115 sekundi jagu rajapiiride ületamise karistusi. Mis tähendas seda, et penaltisaldo oli selle tiimil lõpuks kokku 465 sekundit ehk 7 minutit 45 sekundit. See on päris palju. Aga Stroll ja siis kahjuks siis nad lõpetasid oma sõidu enneaegselt nii-öelda. Kui oli sõita veel 15 minutit, siis oli nende autol mingi käiguvahetusega probleeme ning nad katkestasid. Ja siis olidki üldarvestuses äkki 48. kohal sellest 58, mis osales üldse. Aga Stroll ikkagi tegi üpris muljet avaldava sõidu, peab ütlema. Nimelt siis ta oli nagu oma vahetuse jooksul nii-öelda üks kõige kiirematest sõitjatest rajal ja siis lisaks nagu tegigi terve selle sõidu jooksul paremused 8. ringi aja. Ja see on selles mõttes tõesti muljet avaldav, arvestades seda, et ta ei ole nagu varem selle autoga üldse sõitnud, eks ole, ning lisaks ta pidi sõitma selles pimeduses ka. Et see ei ole nagu sellise tüüpilise vormel 1 raja tasemel valgustatud, vaid see ongi lihtsalt selline, kus peab rohkem toetuma auto esituledele nii-öelda. Ehk olid tegelikult päris hea sooritus nii-öelda, kuigi tulemused just ei näita seda. Stroll kommenteeris ka, et ta tahaks midagi veel selle Aston Martini GT3 autoga sõita. Ja siis ma jäin vaatama, et millal saaks ta teoreetiliselt selles sarjas vähemalt veel sõita. Ja siis ma leidsin 3 aega nii-öelda. Üks on siis 3 tunni sõit Monsas Itaalias, see on mai lõpus, siis 3-tunnine Nürburgringi sõit, see ei ole aga siis see
suur kurikuulus Nürburgring, vaid väiksem nii-öelda Grand Prix rada, kus on ka hilisematel aegadel vormel 1 sõitnud. See on siis augusti lõpus ning oktoobri keskel saaks ta teoreetiliselt osaleda ka Portugalis 3 tunni sõidul. Need loomulikult ei ole kinnitatud veel, et kas ta üldse osaleb ühegi neist, aga sellised võimalused on teoreetiliselt olemas. Ent kahjuks millal ta küll osaleda ei saa, on selle sarja nii-öelda kõige tuntum sõit, milleks on Spa 24 tunni sõit. Ent loomulikult võib ta vaadata ka mujale nende GT-autodega kihutamise osas, sest nagu ma enne mainisin, GT3 autod on väga paljudes erinevates sarjades. Aga lähme nüüd siis Max Verstappeni teemade juurde. Nagu ma eelmises saates rääkisin ka, siis Verstappen osaleb sellel Nürburgringi 24 tunni sõidul ja seekord ongi see tõesti see suur, pikk ja kurikuulus Nürburgring, mitte see väiksem. Ja siis millal ta siis selle 18. ja 19. aprilli sõitis, kannab sellist nime nagu 24 Hour Qualifiers ehk justkui nagu kvalifikatsioonisõidud, kuigi see tegelikult ei ole nagu, sellel ei ole nagu mingit mõju sellele 16. mail algavale 24 tunni sõidule, vaid see ongi nagu selline pigem üles haipimiseks mõeldud nii-öelda see nimi või midagi. Aga igatahes siis Verstappen käis sellel nädalavahetusel sõitmas 2 etapil nii-öelda, et üks oli laupäeva õhtul 4-tunnine sõit ja siis teine oli pühapäeval pärastlõunal samuti 4-tunnine sõit. Ja siis see laupäevane sõit oli nagu see võib-olla tema jaoks prioriteet nii-öelda, et tal oli soov harjutada nagu seda öösel sõitmist, sest jällegi Nürburgring ei ole valgustatud nagu vormel 1 Singapuri rada, Bahreini, Katari või Abu Dhabi rada või midagi sellist. Ei, et see on lihtsalt nagu puhtalt auto esituledele toetamine. Et see on kindlasti teistsugune kogemus nii-öelda. Ja siis Verstappen tahtiski just seda harjutada selle nädalavahetuse jooksul. Sõitis ta siis endiselt selle Verstappen Racingu Mercedesega. Seekord oli aga tal ainult üks tiimikaaslane ja selleks oli Lucas Auer. Tema teised 2 tiimikaaslast pidid siis sõitma hoopis kestvussõidu maailmameistrivõistluste etapil. Aga lähme siis sõitude juurde ja alustame laupäevaga. Kvalifikatsioonis sai tema tiim 6. koha, aga siis tema see tiimikaaslane oli kvalifikatsioonis põhjustanud ühe kokkupõrke ühe teise aegsema klassi autoga ning seetõttu sai 3-kohase karistuse, seega nad alustasid tegelikult 9. kohal. Ja siis sõit just väga kaua ei saanudki kesta tegelikult, sest sõideti 30 minutit ja siis tuli välja punane lipp ning sõit, mis tähendab seda, et nagu sõit peatati ja tegelikult päeva jooksul ei läinudki see üldse taas käima, ehk siis sõit tühistati nii-öelda, kuna see oli niivõrd lühike, et tulemusi ametlikult sellel ei ole. Ent mis selle punase lipu põhjustas, oli avarii, mille käigus siis kahjuks hukkus Soome sõitja Juha Miettinen. Ma detailidesse selle avarii osas ei hakka süvenema. Need on internetis muidu olemas nii-öelda need esialgsed detailid, seega kui soovite, siis otsige neid ise. Aga nii palju ma ikkagi ütlen, et see oli selline, kuidas öelda, õnnetute asjaolude kokkulangemine nii-öelda. Et lihtsalt see, et väga mitu sellist ebatõenäost asja sattusid nagu korraga kokku nii-öelda, mis siis kahjuks põhjustas Juha Mietineni hukkumise.
ent aga siis sellest hoolimata pühapäeval ikkagi sõideti edasi. Et loomulikult peeti siis ka üks vaikuse minut enne sõitu, et tema mälestamiseks. Ent pühapäeval siis kvalifikatsioonis sai Verstappeni tiim 5. koha. Aga siis, mis ei ole nagu just selline kõige parem tulemus, vaid ongi lihtsalt selline okei nii-öelda, arvestades nende standardeid. Parem kui eelmise päeval loomulikult. Aga siis võidusõidu käigus suutis ta võidu nimel võideda. Ent siis omakorda tekkisid ühed teised probleemid. Nimelt autot pidi vahepeal parandama. Et see oli natukene kahjustada saanud, mistõttu siis nad olidki garaažis umbes 25 minutit ja sellega langesid välja võiduheitlusest. Ning siis sellest sõidust saigi just rohkem nagu selline testisessioon nii-öelda, et katsetada erinevaid asju ja võib-olla lihtsalt õppida natukene. Et selles mõttes oli Verstappeni jaoks selline kohati frustreeriv nädalavahetus. Et ei saanud just päris seda, mida tahtis nii-öelda, mitte nagu ainult tulemust osas, vaid ka see võimalus nagu teadmisi juurde saada oli teatud määral piiratud. Aga siis ka loomulikult see kaassõit ja hukkumine kindlasti mõjutas seda nädalavahetust, andis sellise tumeda tooni kindlasti. Jätkame siis Verstappeniga seotud teemadel, aga siis hoopis Formel 1 poolel. See on selline uudis, et Verstappeni võistlusinsener Giampiero Lambiase läheb McLarenisse. Paljud kindlasti tunnevad teda siis seda Lambiaset Verstappeni võistlusinsenerina ning seda ta on ajalooliselt ka olnud. Nimelt alustas ta Force Indias, mis on tänapäeval nüüd Aston Martini nime all. Oligi seal võistlusinsener näiteks Vitantonio Liutsile, Paul Di Restale ning lõpuks ka Sergio Perezile. Aastal 2015 läks ta aga siis Red Bulli üle. Oli seal algul võistlusinsener venelasele Toni Kviatile, aga pärast seda, kui ta kukutati tagasi sinna nii-öelda Red Bulli number 2 tiimi pärast 4 etappi aastal 2016 ning tema asemel tuli siis Verstappen ning on sellest ajast saati olnud tema võistlusinsener hoopis. Ehk juba alates tema selle Hollandi mehe Red Bulli karjääri algusest nii-öelda. Ja siis nagu me teame, ülejäänud on ajalugu. Aga samas Lambiase on tegelikult ka Red Bullis nii-öelda natukene teise nimel, aga põhimõtteliselt spordidirektor või midagi sellist. Mõte seisneb selles, et tema vaatab pealt, et nagu kuidas tiimi sooritusvõime nii-öelda on selle etapi käigus nagu mitte ainult sõitjate poolelt, vaid ka näiteks boksitiimid või midagi sellist. Et siis ta läheb nüüd siis McLarenisse, et täita sarnast rolli, jällegi natukene teistsuguse nime all. Ent aga siis nagu nimi, mis on siis Chief Racing Officer, just kui viitaks sellele, et tal on võib-olla nagu rohkem otsustamisõigust või midagi sellist, aga see on jällegi see, et võib lihtsalt uhke nimi olla või midagi sellist, aga see põhimõte on üpris sama, et ta on enam-vähem see spordidirektor endiselt. Ent selle kohta, kas ta hakkab võistlusinseneriks, seda ei ole mainitud. Eeldavasti pigem mitte, ma arvan. Ent aga siis praegu on teada, et ta on McLareniga liitumas hiljemalt 2028. aastal. See sõna hiljemalt on siin huvitav detail, sest see viitab sellele, et ta võiks tegelikult isegi aastaks 2027 liituda. Aga see sõltub siis sellest, et kas ta saab lõpetada Red Bulliga lepingu enneaegselt, et saaks McLarenisse varem üle minna või mitte. Ent Verstappen siis, ma mäletan, et kommenteeris seda teemat justkui, et nagu tema jaoks õige käik nii-öelda, et Verstappen toetab seda nii-öelda, et oleks rumal nagu
mitte seda pakkumist vastu võtta nii-öelda. Aga Red Bulli poolelt võib öelda ka seda, et järjekordne nii-öelda hiigelaegade meeskonnaliige on tiimist lahkunud nii-öelda. Ja siis on ka loomulikult hästi palju jutte praegu, et kas Max Verstappen vasti lahkub Formel 1 sarjast, sest nagu me teame, ei ole ta just kõige rõõmsam nende uute regulatsioonide üle, et talle ei meeldi nagu need autod ise ning lisaks siis Red Bull ei ole just väga konkurentsivõimeline momendil. Ja siis ta on võib-olla vaatab natukene mujale ka, eks ole. Olgu siis see näiteks GT-sarjadesse või midagi sellist, kestvussõitu näiteks. Ja siis kui see peaks täide minema, siis ma ütlekski, et enam-vähem kogu siis Red Bulli nii-öelda hiigelaegade meeskond ongi läinud. Näiteks varasemad viimaste aastatega ongi lahkunud näiteks see Horner, Marko, Adrian Newey, nüüd siis lahkub ka Lambiase ja nii edasi. Et hästi palju nagu neid võtmeisikuid. Ja siis, mida ma öelda sellega tahan, on see, et Red Bullil on tulemas justkui täiesti uus identiteet nii-öelda. Nüüd, kas see on heasi või mitte, seda on nagu praegusel ajahetkel väga raske kommenteerida, et see on see, et aeg näitab, eks ole. Aga nagu kindlasti võib see keskkond Red Bullis hästi palju muutuda nii-öelda. Ning see võib siis mõlemat pidi lõppeda, et see võib kas siis viia Red Bulli allakäiguni, allakäigu jätkumiseni või hoopis vastupidi, et isegi uue hiigelajani nii-öelda. Et see sõltub täiesti sellest, et kes need uued inimesed seal tiimis on. Ja kindlasti Red Bullil tuleb päris huvitav enda taasavastamise periood nii-öelda. Järgmine uudis on seoses selle aasta autode tehniliste regulatsioonide muudatusega, mis lähevad käiku juba sellel nädalal Miamis. Nendel muudatustel oli 2 põhilist eesmärki. Esiteks siis vähendada seda aku manageerimist kvalifikatsiooni ringi jooksul, et sõitjad oleksid justkui rohkem piiri peal nii-öelda. Ja teiseks, et oleks võidusõitude ajal rohkem turvalisust. Ja siis need muudatused on järgnevad. Esimene muudatus ongi siis seoses selle esimese põhieesmärgiga, mida ma mainisin, ning selleks on siis see, et muudeti, kui palju võib ühe ringi jooksul seda elektrienergiat laadida akusse. See on vähendatud 8 megajoulit 7. See on natuke paradoksaalne, et pannakse sõitjad just nagu rohkem selle piiri peal olema, aga samas nagu selle tulemusena vähenevad ringiajad ka. Mõte on selles, et nagu kui sõitjad tohivad vähem seda elektrienergiat laadida ringi jooksul, siis nad hakkavadki seda vähem tegema ka, eks ole. Et ei ole mõtet nagu siis nii vara jalga gaasid maha võtta, vaid võid lihtsalt natuke kauem täisgaasiga sõita või midagi sellist. Et jah, mõte on siis selles, et sõitjad oleksid justkui rohkem piiri peal nii-öelda kvalifikatsiooni ringi jooksul. Teine muudatus, mis toetab seda eesmärki, on siis, ma seletan enne ühe natukene lahti. Sellel aastal on olnud väga palju sellist nähtust nagu superclipping. Superclipping siis lihtsalt seletada seisneb selles, et sõitja hoiab täisgaasi, aga siis mootoris toimub ikkagi see kineetilise energia üksusel nagu toimub see aku laadimine, et akut laetakse, kuigi sõitja on täisgaasil ning selle tulemusena tegelikult see auto kiirus väheneb, et näiteks Austraalias oligi väga hästi näha, et äärmuslike juhtumitel langes kiirus isegi kuni 50 kilomeetrit tunnis. Et see on jah väga suur kaotus kiiruse osas nii-öelda. Ja mida nüüd on muudetud, on see, et suurendati seda superclippingu maksimaalset võimsust
250 kilovatti 350-le. Mida see siis tähendab, et kui on rohkem võimsust, on see, et see aku siis laeb nagu kiiremini nii-öelda, aga on ka natukene agressiivsemalt nii-öelda. Ehk näiteks, kui enne võtsid nagu seda superklipingu või see mootor hakkab superklippima nii-öelda, siis see aku laadimine toimub nagu vaikselt nii-öelda ja siis kiirus nagu langeb ka vaikselt nii-öelda. Nüüd, kui see võimsus on suurendatud, siis see kiiruse langemine hakkab tegelikult toimuma järjesemalt, ma arvan, aga samas siis see aku laeb ka palju kiiremini. Ja nüüd sellel ongi tegelikult ka see hea külg, et sõitjad saavad nagu rohkem pushida nii-öelda ringi jooksul. Ning põhjus on selles, et see võimaldab sõitjatel tegelikult hiljem pidurdada, sest nagu neil ei ole vajadust nii vara akut laadima hakata nii-öelda. Ja siis on nagu suurem osa laadimisest saabki teha selle pidurdamise käigus nii-öelda. Et see on jah, see positiivne külg, mis parandab kvalifikatsioonis sõitmist. Ehk lühidalt öeldes, siis vähendati, kui palju elektrienergiat võib laadida, aga suurendati siis selle elektrienergia laadimise võimsust. Lähme nüüd siis turvalisuse poolele nüüd ja alustame jällegi mootoritest. Esimene muudatus on siis see, et sõitjatel on võimalik vajutada sellist nii-öelda lisavõimsuse nuppu. Lihtsalt seletades, sõitja vajutab seda nuppu ning siis tuleb elektrimootorist rohkem võimsust. Nüüd, mida on tehtud, on see, et kui sõitja seda vajutab, siis võimsus, ma saan aru, ei tohi ületada 150 kilovatti. Enne oli see piir äkki isegi kuni 350, aga tiimid võisid seda ise määrata nii-öelda. Aga igatahes selle nupu vajutamisel ei tohi see nagu justkui üle 150 kilovatti minna nii-öelda. Ja siis teine muudatus on see, et maksimaalne võimsus, mida siis see elektrimootor üldse välja lasta võib, on sirgelt nagu endiselt 350 kilovatti. Et see ei ole muutunud, aga mis on muutunud, on see, et sirgelt, et väljaspool jääda. Ehk näiteks kurvide käigus. Seal on see maksimaalne võimsus hoopis 250 kilovatti. Nüüd ehk siis lihtsalt öeldes lisavõimsuse nupu mõju vähendati ning vähendati ka elektrimootori võimsust kurvides. Mida siis sellega taheti teha, on vähendada selliste olukordade tõenäosust, nagu oli Bearmanil Jaapanis, et vähendada seda nii-öelda suurt kiiruste erinevust selliste kurvide ajal nii-öelda, mis võivad selliste avariideni viia. Ning sellega on see asi, et see justkui nüüd natukene kahjustab võidusõitu, vähemalt nendes kohtades, kus siis eelmise aasta regulatsiooni autodega nagu väga ei oleks möödasõite teinud, ütleme nii. Et sellel aastal nagu ongi nii-öelda üsna ette arvamatutes kohtades nagu möödasõite teinud, aga siis see nüüd vähendab seda tõenäosust, sest nagu need kiiruste erinevused on nüüd vähenenud nagu sellistes ekstreemolukordades. Aga samas, paljud ongi kritiseerinud seda justkui seda, et võidusõit on justkui joo-joo mängimine, et lähed mööda, aga sul on siis kohe aku tühi ja siis sinust taaskord möödutakse. Et nagu tegelikult kohavahetust justkui ei toimu nii-öelda. See selles mõttes isegi vähendab seda joo-jootamist nii-öelda. Selles mõttes see on ka nagu positiivne uudis, aga ikkagi üldiselt ma arvan, et see natukene kahjustab võidusõitu. Järgmine siis on seoses sõidustartidega, et vältida sellised olukordi. Ütleme nii, et sellel aastal on olnud päris palju olukordi, kus sõitja lihtsalt ei saa hästi minema. Väga hea näide oli siis hooaja avaetapp Austraalias. Liam Lawson ei saanud üldse hästi minema ja Franco Colapinto peaaegu sõitis talle sisse.
imekombel õnneks siis vältis teda. Aga nagu tehti siis muudatusi, et selliseid olukordi vältida nii-öelda. Ja siis probleem ongi selles olnud, et seda turbo peab hästi kaua laadima ning kui sõitja nagu teeb seda starti, siis tal ei ole kohe seda elektrimootorit kasutada, vaid see tuleb alles kiiruse 50 kilomeetrit tunnis või midagi sellist. Ehk nii-öelda start peab olema puhtalt bensiinimootori jõul. Nüüd, mida on tehtud, on selline süsteem, mis siis tuvastab, et kui stardis on autol kahtlaselt halb kiirendus nii-öelda, et justkui oleks nagu see halb start nii-öelda, ja siis see nagu põhistab turvariski nii-öelda tagant tulevatele kiirtele autodele nii-öelda, mis said minema. Ja siis mida see süsteem teeb, on see, et kui see tuvastab selle halva kiirenduse, siis see automaatselt paneb elektrimootori tööle, et sõitja ikkagi saaks liikuma ja vältida mingeid suuri avariisid. Nüüd, sellel oli, ma ise jäin mõtlema, et seda saaks ju teoreetiliselt ära kasutada, seda süsteemi, et teeb meelega halva staadi, et saaksid seda elektrimootorit kasutada. Ma saan aru, et sellega on natukene tegeletud. Et ma ei ole uurinud nagu mis täpselt muudeti, aga sellega on igatahes tegeletud. Ja siis teine on siis ka see, et kui sõitjal peaks halb start tulema, siis tulevad mingid hoiatustuled ka, et need taga olevad autod ikkagi näeksid, et kellegi ees oli halb start ning saab vältida. Soojendusringide poolelt oli ka mõnel etapil selline huvitav olukord, et pärast soojendusringi saadi aru, et mul on aku täiesti tühi ju. Ja siis kannatasid selle all natukene aega. Mis viiski ka tegelikult mõnes olukorras väga paljude kohavahetusteni esimesel ringil. Sellega on nüüd tegeletud sedasi, no kui ma õigesti aru saan, siis on võimalus soojendusringil just kui see või tähendab see, kui täis aku on nii, et kui palju seda elektrienergiat on, see mõõdik justkui nulleerida, et nagu nulli keerata nii-öelda, et saaks nagu seda akut täis laadima hakata. Ja siis nüüd viimaks ka muudatused vihmaga sõidu osas. Elektrimootoritel on selline asi, et neil tuleb see pöördemoment väga kiiresti, mis tähendab seda, et nagu justkui siis võib-olla, et auto võimsus tuleb nagu justkui sõrmenipsust nii-öelda. Kiirendamised, see võib olla mõnes olukorras väga hea. Aga vihmasõites on, vihmastes oludes sõites on rada kindlasti palju libedam, eks ole. Ja siis see põhjustab sellise probleemi, et elektrimootoriga on vihmas palju raskem sõita. Et gaasiga peab hästi palju rohkem mängima ning siis nagu juba teame, sellel aastal on elektrimootori osakaal umbes 50%. Ehk siis see spinnide panemise tõenäosus on kindlasti suurenenud nii-öelda. Ja siis seda probleemi on lahendatud nii, et vihmastes oludes vähendatakse selle elektrimootori võimsust. Täpselt numbrit ma välja ei lugenud, aga selline infokild on igatahes olemas. Lisaks siis ka on vormelis sellised rehvitekid nii-öelda, mis on mõeldud selleks, et need soojendavad natukene rehve. Et kui sõitja hakkab teatud rehvikomplektiga sõitma, siis on need töötemperatuurile lähemal. Üks muudatus, mida tehti seoses vahepealsete vihmarehvidega, mis on nagu mõeldud selliseks kergeks vihmaks, on see, et nende rehvitekkide temperatuurid tõsteti. See siis nagu tagab selle, et rehvid on töötemperatuurile sõitmist alustades lähemal, sellele optimaalsele temperatuurile ja siis on seekaudu rohkem haaduvust, mis tähendab, et esimesel ringil on parem sõita. Ning muuhulgas ka siis lihtsustati natukene seda autotulede süsteemi vihmas sõites.
nagu enne mainisin, siis need muudatused tulevad käiku juba Miami GP-l, mis tulebki sellel nädalal. Nüüd on aga selline väike probleem, et selle katsetamiseks ei ole just palju aega. Nimelt on siis tegemist sprindi nädalavahetusega, ehk on ainult üks vabateening. Seega otsustati seda ühte ja ainsat vabateeningut pikendada 90 minutile. Sellest tulenevalt hakkab siis see pool tundi varem ka, ehk siis 1. mail reedel kell 19.00 hakkab nüüd see esimene ja ainus vabateening. Muu vormel 1 ajakava on endiselt sama, kell 23.30 sprindi kvalifikatsioon, laupäeval kell 19 sprindisõit, kell 23 kvalifikatsioon ning pühapäeval 3. mail kell 23 on see põhisõit. Aga üks huvitav asi Miami GP-ga seoses on see, et selle nädalavahetusega on liitunud ka vormel 2 sari. Nimelt siis, kui vormel 1 jäeti Bahreini ja Saudi Araabia GP-d ära, siis jäid ka sellega seoses vormel 2 2 etappi ära. Ning siis erinevat vormel 1 on sellele asendused leitud vormel 2 sarjas. Üks neist tuleb siis, nagu ma mainisin just, Miami GP-s ning järgmine on Kanadas 3 nädala pärast. Ehk siis vormel 2 minu teada tuleb siis esimest korda Põhja-Ameerika mandrile ja siis esimene vabateening seal vormel 2 tulebki kell 16.30 reedel, kvalifikatsioon on 21.30, sprindisõit laupäeval kell 17 ja põhisõit kell 19.30 pühapäeval. Need ajad on siis Eesti aeg, eks ole. Aga see, et vormel 2 tuleb Kanadasse sõitma, on tegelikult halb uudis ühele sõitjale, Colton Hertale. See on siis see varasem IndyCari sõitja, kes siis selleks aastaks tuli kätt proovima vormel 2 sarja lootusega, et jõuab mingi päev vormel 1 sarja. Aga miks on see tema jaoks halb uudis, on see, et samal ajal, kui toimub Kanada GP, toimub ka siis selle IndyCari sarja ehk siis Ameerika vormelisarja kõige tähtsam sõit, milleks on Indianapolise 500 miili sõit. Ehk siis, kui Herta sõidab selle vormel 2 sarjas Kanadas, siis samal ajal toimub see sõit, mis tähendab, et ta ei saa osaleda sellel legendaarsel sõidul, millest on kindlasti tal päris kahju. Aga üks hea uudis tal ikkagi on tulnud. Nimelt siis ta saab sellel aastal 4 vabateeningul osaleda Cadillaki tiimis vormel 1 ning esimene neist tuleb Barcelonas juunis. Jätkates siis uute etappide lainel toome siis ka välja sellise uudise, et Türgi GP tuleb tagasi vormel 1. Nimelt on siis sõlmitud 5-aastane leping, mis hakkab järgmisel aastal 2027 ning siis kestab aastani 2031. Nüüd, miks ma ütlesin, et tuleb tagasi, on see, et Türgi GP ei ole tegelikult uus etapp. Seda on ka varem sõidetud aastatel 2005–11 ning siis ka koroona aastatel 2020 ja 2021. See on selline, võib öelda, et fännide poolt üpriski armastatud etapp, toimub sellisel rajal nagu Istanbul park. Ja siis see on nagu selline rada, mis on loonud päris palju eredaid mälestusi, võib öelda. Et näiteks koroona aastatel millal oligi see üldse nagu asendusetapp nendele ära jäetud sõitudele, oligi üldse vihma käes, need mõlemad etapid. Ja siis lõid selliseid meeldivaid hetki nagu aasta 2020 Lance Strolli esimene ja seni ainus kvalifikatsioonivõit, siis Lewis Hamiltoni 7. tiitel sellel samal etapil ning aastal 2021 Valtteri Bottase seni tema karjääri viimane etapivõit
aga siis enne seda võib ka tuua välja näiteks sellise kuulsa momendi aastal 2010, millal siis Red Bulli tiimikaaslased Mark Webber ja Sebastian Vettel põrkasid esikoha nimel võideldes kokku. Vettel selle tulemusena siis pidi katkestama, aga lõpuks siis õnneks sai ikkagi selle hooaja tiitli. Ning siis võib välja tuua ka sellise sõitja, kes võitis selle etapi 3 korda järjest ning ongi sellega nagu Türgi GP kõige edukam sõitja. Selleks on kunagine Ferrari mees Felipe Massa. Nimelt tema siis saigi aasta 2006 oma karjääri esimese etapivõidu just Türgis ning siis võitis ka aastatel 2007 ja 2008. Kindlasti üks tema edukaimatest radadest. Aga no see ongi ka raja iseloomise on see, mis on armastatud. Et see on nagu selline kohati kandiline rada, ma ütleks, aga samas sellel on ikkagi sellist voolavust ka. Üks väga hea näide on siis see kurikuulus 8. kurv, kus siis ongi põhimõtteliselt 4 apexit ehk nagu haripunkti. Ühe kurvi jooksul 4 apexit ja siis see on nagu selline päris kiire kurv ka, et kindlasti väga tuntud Vormel 1 fännide seas. Jääme siis seda põnevusega ootama. Ning ka nüüd siis saate viimane uudis, mis on see, et Audist lahkunud tiimipealikule Jonathan Vittile on teatud määral asendus leitud. Mattia Binotto, kes siis ongi see Audi Vormel 1 projekti juht ütles, et nad praegusel hetkel küll ei otsi nagu otseselt tiimipealikut et tema ise nagu on võtnud mõned rollid endale, aga siis see mees, kes tegutseb raja ääres sündmuspaigal, selleks saab olema selline mees nagu Alan McNish. Audis on ta juba varem kokku puutunud ka sellega, et ta on see sõitjate arendusprogrammi juht aga siis nüüd saab ta lisaks sellise rolli nagu see võistlusdirektor kes siis jälgibki, et võistlusel, et kõik oleks tipp-top McNish on kusjuures varem olnud ka Vormel 1 sõitja. Aastal 2002 sõitis ta Toyota tiimis, aga ei olnud üldse edukas hooaeg. Nimelt punktiskoor jäi 0. Tollel ajal oligi tegelikult natukene teistsugune punktisüsteem, aga ikkagi punkti summa jäi 0. Et sellest hoolimata väljaspool Vormel 1 on ta tegelikult päris edukas olnud just nendes sportauto ja kestvussõidusarjades. Nimelt siis on ta 3-kordne Le Mansi 24 tunni sõitu võitja, 3-kordne Ameerika Le Mansi sarja võitja. Ameerika Le Mansi sarja on tänases mõistes võib-olla see Ameerika sportautode sari, mida tuntakse IMSA-na, IMSA ma mõtlen. Lisaks on ta võitnud 4 korda Sebringi 12 tunnisõidu üldarvestuses. Le Mansil on ka kusjuures siis üldarvestus. Ning ühel aastal oli ta ka siis kestvussõidu maailmameistrivõistluste võitja. Et see on see sari, kus ongi samuti Le Mansi sõit. Ja kusjuures päris paljud saavutused nendest saavutas ta just selle Audi tiimiga või Audi autodega tähendab. Lisaks on ta kusjuures on ka varasemad tiimipealik Audi vormelite sarja tiimis hoopis. Ning nagu ma siis nüüd mainisin, saab temast võistlusdirektor. Saab olema huvitav näha, et kui palju ta aidata saab sest tal on ikkagi nagu seda võidukogemust küll olemas, näiteks Le Mansi kaudu, aga samas kui hästi suudaks ta Vormel 1 tiimi juhtida. Aga nüüd ma arvan, et me oleme need päris mitu uudist, mis vahepeal tulnud on, saanud kokku võtta. Võib-olla natukene midagi juurde rääkida ja siis ma arvan, et saamegi sellega nüüd otsad kokku tõmmata. Aitäh kuulamast nagu ikka ja siis jääme ootama
Miami GP-d 3. mail.